Hei hei! Täna ma räägin sulle kinnisest olekust natukene. Ma tulin siia hommikusele jalutuskäigule koos oma koeraga. Ja ma mõtlesin sellele teemale, et praegu on kuidagi õhus selline seis, et on hästi palju rahulolematust. On inimesed justkui kinni ja kõik ootavad seda ilusat ilma ja nii edasi. Ja miks ma siin arvasin, et on hea sellel teemal videot teha, on sellepärast, et kui me vaatame loodust, ma olen metsas, siis on ka ikkagi päris palju on veel ikkagi, jah, kevade märgid on, päris tugevad kevade märgid on, aga samas on ikkagi see, et no lumekiht on ikka kohati on ikka veel päris paks. Ja loodus nagu natuke ikkagi magab veel. Ja ma tahtsin seda ka öelda, et me inimestena ootame nagu justkui juba tahaks nagu ärgata ja ühest küljest nagu oleks hullult energiat, et tahaks hullult teha, aga samas on nagu ei saa ka, et midagi nagu justkui ei suju ja nii edasi. Et siuke kinnine olek on ja minu käest on ka küsitud, et aga kuidas siis Liina ikkagi saada seda positiivset mõtlemist ja positiivset vaimu ja olla positiivne ja nii edasi. Ja siis ma mõtlesin seda, et aga nii nagu looduses on normaalne olla kinnine olek ja on nii-öelda avatud olek, on ka inimesel täpselt samamoodi. Ka meil on nii-öelda perioodid, kus me oleme kinni ja kus me oleme nii-öelda siis avatud, et kevad on tulemas, me kõik oleme nii-öelda avanemas ja suvel paneme täie energiaga, eks. Aga siis jälle läheme kinni, et me käime loodusrütmis, aga samas inimestel võib ka olla tihedamalt see, et ei pea olema loodusrütmis nii-öelda. Ja positiivne olla ei tähenda seda, et sul on kogu aeg positiivsed, lillelised, head mõtted peas. Kõik oleme inimesed, me tunneme hirme, me tunneme kurbust, me tunneme viha ja nii edasi, kõik on okei. Vaata enda sisse, miks see on. Positiivsus eelkõige tähendab seda, et tulgu mis tuleb, ma tulen sellest alati välja võitjana, tugevamana kui kunagi vanem. Ka see läheb mööda, alati lõpp kõigesti, see on positiivsus. Positiivne mõtteviis ei tähenda seda, et ma alati säran, kogu aeg on lillelised mõtted, minu elus ei ole mitte midagi halvasti ei ole. Kõigil on alati midagi. Et selles mõttes ei pea ennast survestama, et ma pean olema hullult hästi ja nii edasi. Kui sa praegusel ajahetkel ka tunned nagu paljud inimesed ümberringi, et midagi justkui ei suju, kõik on kinni, tekib siuke rahulolematus, siis kõige parem ravi sellele on see, et küsida endalt, mida mina vajan, mida mina praegu vajan. Sellepärast, et kõik algab sinust, kõik see väline rahulolematus, see on peegel sinu sisemusel, miks sina oled rahulolematu. Järelikult sa ei anna endale midagi, eks? Sa ei luba endale midagi, mida sa vajad. Ja nüüd ongi, mida inimesed vajavad, on väga erinevad soovid. Mõni vajab looduses jalutamist, on ju. Mina tundsin ka täna, et ma pean tulema siia välja jalutama. Mõni vajab, ma ei tea, ilusalongi minemist, et ennast uuesti värskena tunda. Võib-olla teda vajad mingit uut, ma ei tea, ilusat bluusi omale selga, on ju. Võib-olla sa vajad reisile minna. Aga me mõtleme erinevaid põhjuseid, miks me endale neid ei luba. Mul pole raha, mul pole aega, mul pole seda, toda. Aga mõtle seda sellest küljest. Kui sa ikkagi lubaksid omale seda, mida sa vajad, mis iganes see on, ja jätaksid selle vabanduse nii-öelda kõrvale, ja teeksid seda, siis mida sa sellest saad? Sa saad rahu, sa saad uut energiat, sa saad võib-olla enesekindlust, sellepärast, et su sisemine eneseväärtus tõusis sellepärast, et sa ütlesid iseendale jaa, eks. Ja selle pealt sa saad uut energiat ja mida sa lood sellega juurde, sa esiteks tegutsed, mis iganes näiteks ajateema on, kui sul on vaja tegutseda. Kui muidu oli see, et mul pole aega, aga lükkad ikkagi asju edasi, koer ragistab seal midagi. Et lükkad asju edasi, aga nüüd, kui sa saad seda uut energiat, sul on energiat teha, see asi ära, mis vaja teha oli. Ehk siis su produktiivsus tõuseb, kui sa annad endale seda, mida sa vajad. Teiseks, kui su produktiivsus tõuseb ja sinu vabandus oli see, et miks sa endale luba on see, et mul ei ole raha, siis selle sama produktiivsusega sa saad ju endale raha juurde luua. Ükskõik mida tehes. Isegi kui sa oled nii-öelda tööl, palgatööl, siis sa saad endale luua juurde raha lisatööna, millega iganes. Lihtsalt on see, et sa pead lahti laskma sellest, et mul ei ole aega või mul ei ole, ma ei tea, raha. Või ma käin palgatööl ja mul ei ole võimalusi. Alati on võimalusi. Kui sa kõigepealt toidad ennast,
siis sa saad sellest energiat ja sealt pealt hakkad rohkem looma, onju. nii et uueks nädalaks, kui sa tunned, et oled kinni, võib-olla natuke väsinud, nii edasi, siis anna omale seda puhkust või anna seda, mida sa vajad ja siis hakkavad tulema ka uued tulemused. Niikaua, kuni sa ei luba endale seda, mida sa vajad, siis ei tule ka tulemusi. Nii et laseme rahulikult loodusele ärgata ja laseme iseendal ka ärgata ja tea, et varsti on kõik möödas ja varsti särad nagu päike. Ilusat alanud nädalat sulle. Tšau, tšau.